Tere tulemast, kuulad Grit Startup turunduse podcasti, kus uurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud ja saame nüüd veeta vähe põneva tunni või poolteist. Mina olen Andres Unt. Tere ka minu poolt, mina olen Marelle Ellen ja täna me räägime siis sellest, et kuidas kasutada tehisintellekti võimalusi turunduses ja meil on külas Annika Helendi. Ma olen kusjuures, ma arvan, ma olen mingi aasta aega otsinud meile kedagi, kes räägiks AI-st, sellepärast et meil on väga palju häid AI koolitajaid, aga nagu ma tahtsin kedagi, kellel oleks päriselt turunduse taust ja kes kuidagi nagu mõistaks seda turundajate hingeelu ja kuidagi tooks just nagu turundusesse mingeid kasulikke asju. Tee meile alustuseks väike ülevaade, et mis su taust on ja kuidas sa üldse kogu selle AI temaatikani jõudsid? Startup turundusega ma hakkasin tegelema 2012, kui ma läksin Doglisse tööle, mis on selline bootstrapitud time tracking tool startup siis Eestis. Siiamaani läheb neil väga hästi. Ja seal ma siis ehitasin esimese turundustiimi ülesse ja kuna meil ei olnud üldse budgetit seal, siis me proovisime kõiki asju. SEO toimis kõige paremini ja sealt ma siis sain nii-öelda SEO inimeseks. Ja pärast seda ma siis juhtisin veel Doglist välja kasvanud teist toodet, Teamweek, 12 inimese tiim oli meil seal. Ja siis ma olin vahepeal veel mõne startupi early co-founder ja CMO ja siis COVIDi alguses hakkasin tegema siis justkui nagu ajutiselt konsultatsioone erinevatele startupidele, et küll ma siis mõtlen välja järgmise startupi, mis ma teen. Ja nüüd kuidagi on 5 aastat mööda läinud ja siin ma olen. Aga ütleme, kogu selle aja jooksul ma kasutasin hästi palju SEO-d ikkagi, et kuna see toimis nii hästi erinevates firmades ja see oli selline kanal, mis aitas sellisel väiksel tegijale, kui sul ei ole budgetit ja teised konkurendid on hästi suured, siis SEO-ga, kui sa hästi pühendusid, sul oli hea strateegia, sa võisid neist suuremaks kasvada. Ja nüüd AI-ga tegelikult see enam ei ole tõsi, aga ma näen, et AI on see uus asi, et kui sa seda oskad kasutada ja sa ehitad süsteemid sellega väga hästi, siis nagu sellised väiksed tegijad saavad tegelikult eelise suurte ees. Ja see paelub mind kõige rohkem AI juures praegu. Seega siis see SEO enam ei olegi siis nagu see, mis ta kunagi, nüüd kui AI tuli, AI rikkus ära SEO või? Jah. Ma arvan, et see oli loomulik asjade käik, et iga siuke kanal, et alguses on selline väga, väga hästi toimib nendele, kes sellega alustavad. Ühel hetkel on natuke liiga palju inimesi, kes seda teevad ja siis AI-ga nüüd on sisu tootmine, tekstipõhine sisu tootmine on praktiliselt tasuta. Kõik, ma võin täna 20,000 blogipostitust välja lasta kuskile domeenile. Ja kui ma lähen natuke rohkem vaeva, siis keegi ei saa isegi aru, et see on AI, et see sisu tootmine on nii odav ja nii lihtne, et see väärtus kaob täielikult sealt ära. Inimesed ei usalda enam seda, mis Google näitab. Minu arust väga paljud juba ütlevad ka, et nagu vaatad Google'is otsid midagi, pead veel otsima. Ja ma ise ei kasuta Google'it juba, ma arvan, peaaegu aasta aega. Kasutan Perplexity search'i. Et see usaldus, mis oli kunagi blogipostitustel, et see on täiesti kadunud praeguseks. Sa kasutad palju Google'it? Üha vähem. Ma olen enda puhul ka märganud seda tendentsi, et lihtsam on nagu, mul on ChatGPT, et ma saangi nagu põhjalikumalt kirjutada, et mida ma siis täpselt otsin. Aga nüüd, kui hakata, siis ühesõnaga täna siis, kuidas su igapäev siis nagu välja näeb, et sul on siis mingid freelance kliendid või sa pakud neil AI-d või kuidas see? Jah, ma nagu aeg-ajalt ikkagi võtan mõned freelance kliendid ka, ma teen sellist nagu fractional CMO rolli vahepeal on rohkem sellised projektipõhised tööd, aga põhiline asi, mis mulle endale meeldib praegu teha, on õppidagi uusi AI tööriistasid ja kuidas selliseid turundus-workflow'sid seal ehitada. Ja siis ma teen YouTube'i kanalit, kus ma siis jagan seda, mis ma just õppisin teistele. Et see on selline hästi põnev asi on viimasel ajal. Aga ütleme, et üldiselt ma pigem võib-olla otsingi, et kuidas leida nüüd see järgmine asi, mis SEO oli 10-15 aastat tagasi. Et kuidas täpselt seda AI-d kasutada niimoodi, et see päriselt nagu viib teisele tasemele firma. Okei, väga lahe. No aga siis, kui hakata nüüd järjest minema, et ega me kõik tahame siin oma aega kokku hoida ja kõik tahame leida järgmist suurt asja, et kui nüüd lähme nagu järjest siis üldisemalt üksikule, et kui hakata üldiselt vaatama, mida üldse turundaja AI-ga saab üldse nagu tegema hakata ja mis nagu valdkondadest hakata pihta? Ma mõtlen, et ütleme, kõige esimene asi, mida kõik kasutavad on, et saaks mingi sisu sealt välja, mingi blogipostituse või LinkedIn postituse.
et võin näidata äkki enda seda süsteemi, mis ma kasutan. Et ma olen ehitanud siis Airtable'is sellise korraliku databaasi ja Vahemärkus, et see on ajaloos esimene kord, kus meil külaline jagab enda ekraani, nii et see on suur. piinlik on, siis udutage ära. Ja kuidas ma seda kasutan on niimoodi, et ma teen uue rea siia ja siis mul on nagu erinevad variandid, et näiteks siin on ideed, et kui mul lihtsalt mingisugused ideed või vahepeal ma näen kellegi teisel on mingi äge mingi postitus, mis on mingi väga huvitava mõttega, et siis ma vahepeal panen ka need siia ideedesse. Ja siis ma põhimõtteliselt kasutan siin seda status field'i, kus ma saan erinevaid asju teha. Kui mul on uus YouTube'i video välja tulnud, siis selle ma panen siia lingi siia ja siit transcribe'in selle. See, kui ma siia ükskõik millist vajutan, siis võiks tegelikult näidata siis mingi asjaga. Paneme idee podcasting. Väga lihtne. Ja näiteks, et mul ei ole need promptid tegelikult praegu väga head, aga ütleme, et võiks ühe image'i lasta teha ja siis üks LinkedIn postitus ka. Ja see siis triggerdab siin selle süsteemi. Make.com on siis mul selline go-to tööriist. Ja nagu te näete, siis siin hakkas nüüd tööle. Järjest nagu läheb. Ja siis ta valib sellise õige raja. Õige rada on nüüd siin. Ma tean, et siin ta teeb nagu pildiga. Ja siin näitab, et ta runnib praegu. Ja Kas sa saad veel korra läbi käia, mis need sammud on seal? Neid on päris palju. jah. Nii, esimene on webhook. See on see natuke tehnilisem asi, aga põhimõtteliselt see, et kui ma siin midagi valin, et siis ta triggerdab siis selle webhooki. Siis Airtable'ist ta tõmbab õige info välja. Siis mul on see paar sellist moodulit, mis tegelikult võtavad mul siit promptid Airtable'ist. Et see on ka nagu, kui juba hästi sinna sügavuti minna, siis on palju lihtsam siin neid prompte muuta, kui et ma lähen siin igasse sellesse AI moodulisse ja hakkan nagu siin muutma. Okay. Ja siis põhimõtteliselt ta valib selle õige rajasid vastavalt sellele, mis ma valisin. Ja siin on Perplexity moodulid, need siin teevad 3 erinevat pilti ja lõppmoodul on siis see, et paneb Airtable'isse tagasi kõik. Et vaatame, põhimõtteliselt ta käiski läbi, teeb done ja siis siia tekkis mul LinkedIn'i postitus. Ütleme siin, et ma väga ei kasuta seda, et see prompt on hästi lihtsakoeline, aga põhiline on näiteks see, et tekivad ka sellised pildid, mida ma võiks kasutada. Okei, see läks nagu väga kiiresti, väga kaugele. Ja siis mul on hästi palju erinevaid asju, mida kõige rohkem kasutan ongi, et kui mul uus YouTube'i video, panen lingi, transkribeerin, siis mul on see transcription juba olemas siin, see tekib mul siia. Ja kui see transcription on olemas, siis ma saangi valida, kas tee short video script veel sellest, researchi, siis ta vaatab Perplexitist igasugu uut infot, näiteks LinkedIn postitus, newsletter, blog, draft. Kõige rohkem kasutan newsletterit siin, et kuigi mul on siin LinkedInid asjad, siis ma tegelikult LinkedIn postitusi nendega ei ole väga teinud. Ja siis teine asi, ma teen lühikesi TikToki videosid, ma panen selle lingi siia ja siis repost ja siis ta läheb Facebooki, LinkedIn, YouTube Shortsidesse ja kuhugi veel Instagramiga. Et see on selline ühtne süsteem, mida ma kõige rohkem kasutan. See Airtable, see on, mis see täpsemalt võimaldab teha? Kõike. See on hästi hea tööriist, et ma hullult soovitan seda õppida, kusjuures ma võtsingi selle siin lahti. Ma ise läbisin sellise kursuse Udemy's paar aastat tagasi juba, kus õpetas täpselt, et mis need võimalused siin on. Et võrdeldes Google Sheetsiga, siin on niimoodi, et sa saad erinevaid neid, see on natuke teine nimetus on, et neil on sheet ja neil on base vist või midagi sükest. Et sa saad omavahel linkida, et näiteks kui sul on mingisugune kliendibaas või näiteks sul on liidide mingisugune info olemas, et sa ei pea erinevatele sheetidele jälle panema, see on seotud selle kliendiga näiteks, vaid see on connectitud ja see tähendab seda, et kui sul on mitu inimest veel töötab mingi asjaga, et keegi saab vigasid teha, sest ühe korra sa ühte infot ainult paned. Aga sa võid kasutada erineval sheetil, et ühe kliendiga näiteks on seotud need LinkedIn postitused, siis teise sheetile need selle kliendiga seotud maksed näiteks, mis ei tohikski võib-olla olla ühe sheeti peal, aga sa kunagi, aga ütleme, kui sul kliendil nimi muutub või telefoninumber muutub, siis sa muudad selle ainult ühes kohas. Et see on nagu selline põhiline asi.
Aga ütleme jah, et natuke vähe aega on, et seda kõike siin selgitada, aga see on nii palju võimsam kui Google Sheets, sest ta on nagu ühendatud igatpidi, siin on oma automaatika, mida saab kasutada. Siin on oma interface'id, mida ma väga ei kasuta, et siin saab terved nagu SaaS-toolid põhimõtteliselt taustal nagu databaasina üles ehitada. See tundub minu jaoks hästi keeruline. Ma ei tea, kui ütleme, keegi tuleb sinu juurde ja on, et hei, et me tahaks oma turundust kuidagi AI abil efektiivsemaks muuta, et kus sa soovitaks alustada? Või mis võiks olla mingid esimesed asjad, mis nagu ära teha või läbi mõelda? Kõigepealt ma vaataks üle, et mis on need task'id, mida sa kogu aeg teed. Ja need võivad olla mingid hästi lihtsad asjad, et näiteks ongi mingi proposal'id vaja kogu aeg teha mingisuguse meetingu põhjal näiteks. Ja sa lasedki selle transcription näiteks AI-le, AI paneb selle proposal'i mingi hästi ilusa template'i peal näiteks. Ja see on asi, mida võib-olla nagu tüütu ühe korra nagu ette võtta, aga kui sa teed seda iga nädal, see nagu kasu sellest tuleb nagu päris kiiresti. Et sellised asjad, mida sa juba teed, paned üsna palju sarnast aega sinna, et sealt võiks hakata nagu AI seda automatiseerima. Et see viga, mida mina tegin alguses, mida paljud teevad, on see, et AI, et äkki ma hakkan nüüd nagu neid short videosid tegema, ma ei oska teha neid, aga et AI ütleb mulle, mis see skript on, aga tegelikult võiks see olla see, et õpi ise need hästi ära tegema ja siis sa oskad AI-t küsida täpselt, et kuidas seda nüüd hästi teha. Okei. Et alusta nendest task'idest, mida sa niikuinii juba teed. Just. No ja ma kujutan ette, et sisu loomisel on neid päris palju, on ju. Et kui me võtame selle sinu sisu loomise protsessi ette, siis ma eeldan, et võib-olla esimene samm on mingi strateegia väljamõtlemine. Jah, ütleme üldiselt, kui ma kliendiga teen koostööd, siis kõik hakkabki sellest, et ma üldse vaatan, mida nad parasjagu üldse teevad strateegia mõttes, kui palju neil on ressurssi inimeste mõttes ja mingid budget'id, tavaliselt see on hästi limiteeritud. ja siis ongi tüüpiliselt tuleb lihtsalt nagu kanaleid ära kattida, sest tehakse natuke liiga palju asju, liiga paljudes kanalites. Ja jah, et ei olegi mõtet hakata selle AI-ga mingeid uusi asju võtma ette, vaid lihtsalt hakka järjest nagu automatiseerima, mis sul võtab lihtsalt aega. Ja kui sa oskad väga hästi blogipostitus kirjutada, siis see on kõige parem koht, kus seda kirjutamist, vähemalt seda research'i või mingeid osasid automatiseerida AI-le anda. Et kõige halvem on see, et sa ei oska blogipostitus kirjutada, siis sa annad AI-le mingi hästi geneerilise prompti ja saad, et käib küll, et viskad üles ja kõik saavad aru, et see on AI. Et aga kui sa tead täpselt, et okei, et alguses võiks olla mingi väga tugev fakt, siis sa saad AI-le ühele moodulile öelda, et mine otsi üks väga hea fakt internetist, siis pane ta sellisel moel sinna, siin vahel võiks mingi graph olla. Seda me oleme veel nii automatiseerida suutnud, aga isegi kui sa teed mingi väikse liigutuse manuaalselt seal, et see annab ka nagu päris palju juurde. Aga kui sa tead täpselt, et mis see üldine template võiks olla ja sa annad selle AI-le ette, siis see tulemus on päris hea. Aga seda mingit esimest strateegia loomet, et seda, kas sa teed ka või mingi ideede kogumist? Ma olen proovinud, aga need tulemused on üsna kehv. Aga ma arvan, ma samas mõtlen, et kui on keegi väga junior marketingi inimene, siis see kindlasti aitab, aga kui sa oled rohkem nagu kokku puutunud marketing strateegia tegemisega, siis sa vaatad, et on hästi geneerilised ideed ja sealt nagu ei ole väga midagi võtta. Aga vahepealt aitab sul natuke nagu oma mõtteid koondada. Ja siis ongi hea kasutada kas neid custom GPT-si, mis on ChatGPT-s või siis Claude'is on Claude Projected ja Perplexity's on Spaces, kus sa saad oma nagu knowledge base'i teha ühe projekti raames, paned kõik need dokumendid sinna, mis need eesmärgid on, mis meil üldse mingi iganes data nagu mis vajalik on ja siis küsid nagu sellelt assistendilt, et mis see mõte võiks olla, mida teha, et natuke saad nagu põrgatada. Aga jällegi, et kui ma küsin lihtsalt, et tee mulle marketing strateegia, et siis see tulemus ei ole nagu midagi väga huvitavat. See on natuke võib-olla geneeriline tihtipeale, on ju, et mulle meeldis ka, et kus sa ütlesid, et sinu kõige paremad videoideed ikkagi tulevad siis, kui sa räägid päris turundajatega. Just. Ja sinu käest ma sain ka tänu sellele kohe idee, et seda on nagu kõige lahedam ongi, et kui mingi hästi kindel task on ja sa selle lahendad ära, et see tundub nagu väike asi ja et nagu kuidagi tüütu on selle ühe väikse asja pärast hakata mingit automation'it ehitama, aga kui sa oled selle ära lahendanud, siis sa nägid nagu, kuidas lihtsalt vajutad nuppu ja kõik asjad toimivad ja toimivad kuude kaupa või aastate kaupa niimoodi. Minu task oli see, et ma küsisin, kuidas teha mitte inglisekeelsest podcast'ist artiklit, sest et mulle, ma olen kunagi tekstiks.ee-d kasutanud, aga ta kvaliteet ei ole kõige parem.
et ma ei tea, Gameplay laadis või? ma eile panin uue video jah sellest Aga juba olema või? jah. No sealt Ma liigud. hakkasin research'i tegema, sest ma eesti keeles teen väga vähe tööd, põhiline on kõik inglise keeles, siis ma ei olnud kindel, et kuidas see AI selle eesti keelega hakkama saab nagu reaalselt. Ja need esimesed tool'id, mis ma proovisin, olid suht kohutavad, aga siis see 11 Labs oli see, mis tegi päris hea nagu transcription'i. Eks see tuleb muuta ikkagi üht-teist, aga noh, päris lähedale juba jõuab. Aga mitu äppi kokku siis sul on nagu neid, kui me võtame kõik need tehisaru äpid? Ma põhiliselt tegelikult ütleme nendest LLM-idest ma kasutan Claude'i kõige rohkem ja Perplexity tegelikult ka, aga Perplexity on minu jaoks nagu uus Google, kus ma lihtsalt küsin igasugu küsimusi, lasen tal internetist otsida vastuseid ja Claude siis on igasugust sisu kirjutamiste jaoks. Nii see on automaatika sees, kui ka vahepeal ma kasutan ka seda üldinterface'i ka. Ja kasutades seal ei ole väga vahet, alguses ma ka nagu läksin kaasa selle haibiga, et nüüd tuli ChatGPT-l tuli mingi uus mingi versioon ja nüüd on see on parem ja too on parem ja mingi DeepSeek ja värgid. Aga lõpuks nagu nad on suht head kõik, et lihtsalt hakkad ühte kasutama, millega oled harjunud. Nad suht kopeerivad kõiki neid feature'id, mis teisel on nagu väga hästi tehtud. Ja ma arvan, et seal pigem lihtsalt, et leiad oma need promptid, mis toimivad ja oma automaatika, mis sind aitab. Et seal väga vahet ei ole, et tuleb mingi uus mudel jälle välja ja ei ole mõtet nagu switch ida. Oota, aga kuidas ma saan oma selle artikli siis? Videot vaatama. Jah, sa pead videot. Ja see 11 Labs on tüüpiliselt, ta on tuntud kui, et sa teed teksti ja siis AI teeb sinu häälega siis sellest audio. Aga näed, ma olengi teinud siin juba selle ära. Tõmbasin ühe teie podcasti, kus te kahekesi rääkisite. Tõmbasin siia sisse, et see on nüüd see speech text feature neil. Aga üldiselt neil on see text to speech, mida nad ise nagu promovad rohkem. Ja see minu meelest oli päris hea. Eesmaavilgul tundub küll päris hea. Ja. Ja siis saab kas, seal videos ma näitasin nii, et kuidas lihtsalt see copy-paste teha ja panna Claude'i ja öelda, et tee üks blogipost. Aga siis saab ka eksportida. Näiteks sul oli üks küsimus, et kuidas teha captioneid eesti keeles videole. Ja näiteks siin on see variant, et see SRT fail vist, kui sa selle siin ekspordid, et siis selle tõmbad oma sinna videoprogrammi, peaks nii olema. Ja siis sa saad seal captionid panna automaatselt. Nii et see use case on ka täiesti tehtav. Okei. Ja see on, ma eeldan, et see ei ole tasuta tööriist? Need on mingisugused tasuta krediit, mis sa saad tasuta iga kuu mingi 10 000. Ma ei tea, praegu sellest ma ei maksa midagi, ma ei tea, kaua seda nagu kehtib, aga ta peaks olema suht affordable, et tasub ära proovida. Okei. Ja kui nüüd, ütleme, on ju, sa oled mingi, kirjuta selles blogi artikkel ja sa saad mingi väljundi, siis kuidas sa seda nagu toimetama asuksid või kuidas, mulle meeldis, sul oli üks hästi äge video, kus oli umbes 8 nippi, kuidas teha, et su sisu, mis on AI abil loodud, ei tunduks nagu AI abil loodud. Et võin need punktid korra läbi käia. Ma võin näidata ka hästi kiirelt, mis on, mul on eraldi loodud tegelikult blogipostituste jaoks ka üks automaatika. Näiteks see on Claude'i põhjal. Et millised need, nagu kui kaugele võib asjaga minna mõnes mõttes. Et siin on nagu sellised asjad, et ta teeks oma ette nagu natuke uurimustööd, siis ta teeb ühe osa blogipostist valmis, siis vaatab veel järgmise, siis mingisse osasse paneks rohkem mingi bullet point ja nii edasi, et see oleks selline liigendatud, siis on võimalik panna automaatselt ka internal link'e sinna, et kui sa annad selle sisendi, mis on ka mul Airtable'is kuskil, siis sa seal juba saad panna kirja, et siin on see, et mis on sinu internal link'id selle postituse jaoks. Aga siin on ühe kliendi info ja seda ei tohi näidata. Et word count'is on panna primary keyword'i, secondary keyword'i, internal link'id, external link'id. Ja siis ma samamoodi siin panen, et hakka genereerima ja siis ta hakkab siis hakkab jooksma. Et tegelikult, kui sa tead täpselt, mida sa tahad saada, siis kvaliteet juba selle automaatikaga võib olla väga hea. Aga ütleme, kus ma pean ikkagi ise minema, siis on igasugu pildid. Ja AI pildid ei ole head, et kõik saavad aru, et see on fake ja mina ei kasutaks AI pilte, et minu soovitus on alati teha ise pildid, et ükskõik kui udused nad on, isegi kohati parem, et tekitab rohkem usaldust, et see on nagu päris inimese pilt. Et seda võiks ise teha igasugu graafikud, nendega on ka mingid tööriistad, mis teevad natuke lihtsamaks,
aga päris automatiseerida ma ei ole veel suutnud pilte. Okei, oota, aga ütleme, ma olen ikkagi see rookie turundaja, on ju, mul ei ole seda meiki töövoogu, et mul ongi, ma kasutan mingit ChatGPT-d või Cloudi või mingit muud tööriista. Et mis on need sammud, et mis sa teeksid selle AI kirjutatud blogi postituse toimetamiseks? Ma ei teeks seda niimoodi, et võtan geneerilise AI postituse ja hakkan seda muutma, see on kohati võtab rohkem aega kui ise kirjutada. Et ma näeks vaeva sellega, et mingid väga head promptid välja mõelda. Üks siis ongi see content humanizing mingisugune prompt, mis võiks olla. Näiteks mul on endal, ma võin näidata oma selles communities. Make it human list ütled talle või? Jah, be like a human. Et ma olen kokku pannud mingi parima praktikad, et näiteks siin on selline asi nagu flash score, mis on põhimõtteliselt tähendab seda, et kui lihtne on mingisugust teksti lugeda, et kui pikad laused, kui keerulised sõnad on, et siis ma olen nagu öelnud, et 70–80 võiks see flash score olla. Üks hea nipp on veel öelda, et use 6th grade reading level, no inglise keeles see toimib päris hästi. Et võimalikult lihtne oleks, et AI nagu niisama paneb üsna sükest keerukat teksti ja kõik saavad aru, et see ei ole nagu inimese kirjutatud. Siis teine asi, et kirjuta esimeses in first person, no ma ei tea, kuidas seda eesti keelde panna, et ma ei ole eesti keelega AI-d nii palju kasutanud, et ma saaks aru, et kus ta seal kogu aeg neid vigu teeb, et mis ütleb kohe ära, et see on AI, aga inglise keeles nagu see juba aitab, kui first person siis hakkab kirjutama. Siis ma olen öelnud ka, et tee natuke vigu, mis inimesed tavaliselt teevad või kirjuta niimoodi, et on nagu imperfection ikka sees, et need on erinevad antud siin ja et oleks erineva pikkusega laused, lühikesed, pikemad, keskmised, aga pigem sellised lühikesed ja lihtsad. Ja siis igasugu bullet point'e asju pane ja siis on hästi oluline see, et bännid ära mingisugused sõnad, mida AI liiga palju kasutab, et see list, et mul on hästi pikk ja panen kogu aeg juurde. Et kõik näevad seda, kohe mingid sõnad, mis tulevad, et kõik saavad aru kohe, et see on AI kirjutatud. Et siis mul selline prompt, mida, kui ma lihtsalt kasutan mingit Claude'i või ChatGPT seda üldinterface'i, siis ma viskan selle veel ka nagu sinna, et siis nagu see vastus tuleb päris hea. Aga kas ideede, ütleme, genereerimisel üldse on nagu mingit rolli AI-l sinu silmis või nagu, et inimene peaks ikkagi nagu ise suutma oma ideid genereerida? Mind tegelikult on aidanud küll, näiteks ongi mingisugune, kui ma uue kliendiga teen koostööd, siis tema nagu selle sihtrühma mingi pain pointidest aru saamine, et kui ma küsin selle kliendilt, siis ta nagu tihti nad on liiga oma asja sees, et nad ei oska sulle seletada kui outsiderile. Ja kui ma küsin AI-lt neid samu asju, siis ta annab palju selgemad vastused. Et seal ma olen küll kasutanud AI-d päris palju. Üks use case, mida ma olen kuulnud ka, et ala, kui sa tahad mingeid TikToki, mingeid või riile või TikTokke teha, et siis siis on üks prompt, mida mul üks tuttav kasutab, on see, et genereeri 10 küsimust, mis inimestel selle toote kohta võivad tekkida. Ja siis sa saad sellega mingi hooki kohe nagu tekitada. Aga kas see SEO näiteks blogiartiklite pealkirjad ja ma ei tea, blogiartiklite teemad, need tulevad AI-ga või? Sest see tunduks nagu väga süke asi, AI-ga saaks nagu teha väga lihtsalt. Jah, aga see ongi nüüd see, et aga see pikas perspektiivis see strateegia enam ei toimi nagu. Et sa võid ju teha neid SEO artikleid, mis nagu nii-öelda vanal ajal oleks väga hästi toiminud, aga 5 aasta pärast, seal ei ole vahet nagu, mis sa seal tegid, et kas kõik need keyword olid seal kuskil sees või mitte. Aga kas ma peaks oma sisu kuidagi eraldi AI-le optimeerima? Hea küsimus. Ma olen vaadanud nüüd, et kuidas nagu need AI otsingumootorid, näiteks nagu Perplexity, et mille järgi nemad võtavad oma need vastused ja see on ikkagi suures osas, mis praegu Google'is rängib kõrgelt, sealt nad ikkagi võtavad selle. Ehk siis põhimõtteliselt ikkagi tee nagu vana head SEO-d praegu, et olla nagu AI-s ka nagu nähtav. Aga samas need, ütleme, Perplexity puhul ta võtab ka YouTube'i asju, ta võtab Redditi postitusi seal arvesse, et see võib natuke laiem strateegia olema kui lihtsalt Google. Aga kuidas nende videotöötluse asjadega on? See on siuke asi, mida ma olen hullult nagu mõelnud, uurinud ja neid on hästi palju, on igasugu mingeid videotöötluse AI-sid. Palju sa seal kasutad? Ma kasutan päris mitut ja ma kogu aeg katsetan ise ka. Näiteks ma väga pikalt kasutasin sellist tööriista nagu Tella ja tegelikult siiamaani kasutan, oleneb nagu milleks. See on selline tutorial videote jaoks hästi lihtne, et lihtsalt filmid üles ja siis ta paneb juba kõik nii hästi kokku ja kõik mingid zoomid saad automaatselt AI-ga teha, et ise zoomib õigesse kohta sisse ja välja ja nii edasi, et see on nagu kõige lahedam.
Aga nüüd viimasel ajal ma olen kasutanud sellist tööriista nagu Descript, näed, tegingi seda eelmist videot siin. Et siin on lihtsalt igasugune tekstipõhine videotöötlus on päris lihtne, et ma lihtsalt saan kustutada ära, kus ma ütlesin mitu korda sama asja ja alustasin uuesti näiteks, mida juhtub kogu aeg. Põhimõtteliselt, kui ma oma hääle siia sisse annan, siis ma saan ka juurde tekitada videot koos häälega, aga seda ma ei ole veel kasutanud. Ja aga ma guugeldasin ennem, et eesti keele tuge neil veel ei ole, aga neil on mingi 25 keele tugi, nii et ja soome keel on juba, nii et ma arvan, et see tuleb äkki varsti siia ka. Ja siin on sellised AI asjad nagu, mis ma siin ükskord kasutasin, see keegi vist aru ei saanud, aga ma ise sain, et sa saad panna siin eye contact, et kui sa oled mingi prompteri pealt maha lugenud terve aja, aga see prompter ei tohi muidugi olla täitsa kõrval, vaid ütleme natukene kaamerast kõrval, siis ta AI-ga teeb niimoodi, et sa vaatad kogu aeg kaamerasse. Ja rahvas ei saanud aru, jah. Ma ise sain aru, aga rahvas ei saanud aru. Ja mulle meeldis, ma nüüd kõige uuemaid videoid ei ole vaadanud, vist neid, mis on sellega tehtud, aga see, et ongi, nagu ta kujundab hästi ilusti ära ka, sul ongi väike aken, kus on ekraan, on ju, ja see väike aken, kus oled sina ja vahepeal ta näitab ühte, vahepeal teist ja nagu ma ei oskaks seda ise teha nagu mitte üheski programmis. See nüüd see Tella, millest sa räägid ja see tõesti kõige lihtsam ongi, et paned see mingi erinevad layout'id ja siis ta sealt vahepealt nagu ise hüppab teise peale ja see on hästi sujuv üleminek ja et see on nagu mega lihtne. No selliseid asju muidu nagu sa peadki minema vist stuudiosse tegema. Et siin on hästi vähe feature'id, ongi, et ma saan siin trimmida ja näiteks ongi, võtan need igasugu pausid vahelt ära, filler word'id, aga see on, ja siin ma saan ka transcriptiga nagu asju teha, aga Ei lase eesti keeles teha või? ma ei ole proovinud, aga Descript on natukene parem mul praegu ja siin olidki need zoom'id näiteks, mis ma saan ka panna automaatselt, et hakkab siis sisse zoomima. Kuhu iganes, ma praegu vist ei hakka käima panema, aga et siis, kus mu hiir parasjagu liigub, sinna zoomib sisse. Ja see on päris mõnus, kui sa oled mingi 30-40 minutilise tutoriali teinud ja siis iga paari sekundi tagant õigesse kohta siis zoomib sisse ja näitab. Et see on nagu lahe. Väga lahe. Aga kas mingeid lühivideoid, palju sa neid oled teinud või? Ma nüüd üritan rohkem teha, sest ma tahangi õppida tegelikult ise seda kõike ka, et see on ikka omaette teadus, nüüd YouTube'i video tegemine ja TikTok'i video tegemine, nii et ma alles õpin seda. Aga selle jaoks siin, kusjuures on ka samamoodi siin Tellas, et lihtsalt lähed selle wide mode'i pealt, lähed portrait mode'i. Vaata, alguses on siin, see on siia. Siis ta lükkab kõik mõned asjad nii, nagu ma tahan. Ja ma saan panna siin caption'id. Et päris lihtne on tegelikult. Ja sama asja ma teen Descriptis ka, et siin on samamoodi, saan muuta selle kujundus ära ja siis ta võtab arvesse kõiki mu screen'e asju. Siin tuleb natukene rohkem ise nagu manuaalselt teha, aga võib-olla see on asi selles, et ma alles hakkasin kasutama seda, et väga hästi ei oska veel. Ma kujutan ette, et tegelikult see make.com'i nagu, mulle kujutan ette, et kui oleks startup, kes jooksutab päevas väga palju mingeid näiteks meta-reklaame või midagi ja kus on vaja kogu aeg uusi visuaale luua ja uuendada, et ma kujutan ette, et seda on seal ka väga lihtne teha, et sa annad talle kogu nagu fotopanga või asjad sisse ja annad mingi 10 kontseptsiooni seal, mingi us versus stem, before, after ja ta lükkaks neid seal ise kokku ja mingid primary tekste, ma arvan, teeks ka päris hästi. Aga see on väga tehtav. Aga sa lühivideote sisu ikkagi valid ise välja, et tee nüüd sellest kohast või oled mingid leiasid videost, mingi viral potentialiga kohad? See on ka see koht, kus ma veel ei oska väga hästi, aga ma olen kasutanud seda sama mingi üldist content'i süsteemi, kus ma siis panen oma selle mingi idee, mis tihti võib olla kellegi väga lahe mingi LinkedIn postitus mingi teemaga ja siis ma lasen selle short video skripti teha, kus on see, et see ei ole väga hea, aga ma saan natukene ideid seal, et kuidas seda ise paremini teha, et mingisugune siuke mustand tuleb ikkagi sealt AI-st kohale, aga see idee on kuskilt ma olen näinud, et keegi on mõelnud seda. Ma kujutan, et nende hookide genereerimiseks võib suhteliselt hea olla. Ja, ma olen pannud sellise prompti, kus ma just tegin selle ümber, short form video script. Näiteks minu prompt ongi mingi selline hästi konkreetne, et anna mingi 4 versiooni, kuidas neid hooke tehakse, et see on kõik selle mingi teooria põhjal, et see ei ole ideaalne, aga sealt edasi minna nii veel lihtsam kui nullist hakata mõtlema. Aga jah, see on asi, mida ma pean veel väga palju õppima ja proovima, enne kui hakkab välja tulema. No augustis Grit konverentsil
äkki saame. Aga rääkides siis SEO-st, et kas SEO-d siis üldse on seal üldse mingit rolli siis nagu üldse või? See nagu oleneb sellest, kuidas SEO-d nagu mõista, kas see on, vanasti oli ikkagi Google'is nagu see tekstipõhine tulemus, et sinna tahame saada, see on SEO. Et see on küll minu meelest nagu välja suremas nüüd, et seda tasub teha nendel, kes juba saavad päris palju SEO traffic'ut ja neil on näiteks konkurents saab 2 korda rohkem, et tahaks sinna jõuda, et nagu sellised projektid on täitsa nagu õigel kohal. Aga kui on mingisugune uus startup, tõstis raha, tahavad uusi kliente skaleerida, et mina ei soovitaks enam SEO-ga nagu alustada, mis vanasti oli nagu selline go-to. Et sa ei saa nende suurte vastu enam. Neil on siuke domeeni autoriteet juba olemas, neil on see brand awareness, neil on nii palju SEO jõudu, et sa lihtsalt ei jõua sinna järgi neile. Ja mis sa siis teeks selle asemel? Ütleme praegu kanalid, mis tekitavad rohkem usaldust, ehk siis video ja kasutaks siis selliseid kõneisikuid, kes on päris inimesed, ehk siis ongi CEO oma persoonibrändiga või ongi turundusjuht oma persoonibrändiga, midagi sellist. Et see on see asi, mis tundub, et praegu on keeruline ikkagi on videot toota. AI veel ei suuda seda teha sinu eest, eriti ta ei suuda need AI avatarid. Tegelikult ikkagi sa saad aru, et see on fake, et see ka nagu ei toimi sellisel suurel skaalal niimoodi, et sa kõik automatiseerid. Ei tea, selles maailmas, kus kogu või väga suur osa sisust on AI tehtud, et siis ongi on ju, kui on nagu päris inimene ja see päris autentne, et see on ju see, mis toimib. Just. No, väga huvitav, okei, eks siis ühesõnaga, et kui oled uus startup, siis osta endale kaamera, mikker. Ja pane CEO sinna TikTok'e tegema. Põhimõtteliselt, jah. Ja milline su kogemus selles vallas nende persoonibrändidega toimetamisel on? Ma ütleks, et väike, sest ma olengi kogu aeg selle SEO peal olnud, et skaleerime seal nagu tohutult need sign-up'id ära ja ütleme, et see persoonibränd tundub siuke väga selline väike strateegia oli siiamaani justkui. Aga ma ei tea, praegu on sellised suurte muutuste ajad, et kuidagi ma tunnen, et ise ka peab nagu back to basics minema, et kõik need nagu alustalad nagu turunduses ja müügis ja kõik on nagu muutumas praegu, et ei saa nagu nii ülbelt võtta, et ma tahan ainult neid hästi suuri skaleeritavaid asju teha, et tulebki nagu vaadata, et mis inimestele päriselt, mida nad jälgivad huviga ja ongi see persoonibränd on nagu see asi ja eks ma olen siis hakanud ka seda ise nagu arendama rohkem. Ja tegelikult viimase aasta projektides on tegelikult CEO-d ka nagu tulnud huvi või nad ei ole nii vastu sellele, et nad ise peavad olema need persoonibrändi saadikud siis. Et vanasti ma arvan, et see oli hästi palju raskem, kui üritasid nagu in-house öelda CEO-le, et kuule, et sa võiks, ma ei tea, LinkedInis kirjutada natuke või midagi, siis et mul ei ole aega. Aga sinu endal see enda YouTube'i kogemus on ju, kus sa oled ise selle persoonibrändi niimoodi üles ehitatud. Kuidas sa näed, kas see on olnud siuke mingi mängumuutja su jaoks? Isiklikult küll jah, sest see on nii põnev, et see on nagu mingi uus elu on nagu alanud, et kõik need vanad asjad võib-olla väsisingi juba ära ja ma pean hästi palju oma mugavustsoonist välja tulema, et ma pean üldse kaamera ette tulemine alguses on nii raske, et hästi keeruline, siis veel inglise keeles rääkimine, mis ei ole nagu emakeel ja siis kõik see muu asi, mis on nagu hiljem tekkinud, et ma saan aru, et mu mikrofon on väga halb, et mul on mingi valgus on täitsa pekkis ja siis ma ei oska seda monteerida kokku ja siis ma ei tea, mis see õige hukk on ja nii edasi, et nagu see on hästi huvitav maailm, mida ma pean kogu aeg õppima. Et mulle sellised nagu raskused pakuvad huvi. Aga minu meelest sa oled, ma vaatasin, ma suht binge'isin su videod läbi ja minu meelest sa oled nagu juba selle lühikese ajaga ka nii suure arengu teinud või nagu see on nii äge, et sa kuidagi võtadki selle teema ja sa muutud nagu üha paremaks kogu aeg sellest ja nagu tõesti. Jah, selle on väga hästi näha, ma vaatasin ka oma mingi esimesi videosid, et need olid päris jubedad. No öeldakse, et tuleb alustada. Ja enesekindlus ka tegelikult kasvab, et tehnilised asjad lähevad ka paremaks, aga enda enesekindlus ja ütleme, kui ma neid monteerin asju kokku, et see võtab mul palju vähem aega, siis ma ei tee nii palju vigu, kui ma seda kõike nagu linti võtan. Aga kas siis ma saan aru, et AI avatarid, sa ütlesidki üle seda, et nad ei näe täna sama ilusad välja kui tavaline inimene, aga et on mingeid case'e, kus sa oled kasutanud ikkagi neid? Jah, üks case oli, eelmine aasta oli mul üks startup, kellega ma töötasin koos, kus nad kasutasid CEO AI avatari
tutorial videodes ja seal see oli minu arust väga hea use case, sest tutorial videos on see CEO nägu on siis väike sihuke mullike kuskil seal all ja noh, see on selline, käib läbi selle toote, räägib seal, noh, et seal ei ole, keegi ei saa tegelikult aru, et see nüüd oli AI avatariga tehtud ja CEO-l ei ole tavaliselt aega, et ma ei tea, 10 tutorial videosid lihtsalt sisse lugeda ja õppida need tekstid ära ja kuidagi nagu selle peale aega panna. Et see oli minust väga hea use case, et ta pidi tegema ainult 2-minutise videoklipi ja siis see tööriist oli HeyGen, kus siis tekkis see AI avatar ja siis nad said seda kasutada. See AI avatar nagu täitsa pettiski ära, et ta nagu kui ta väikselt oli seal, Jah, see jah. jätski mulje nagu päris seesama tüüp räägib. Okei. Nii hull. Ja see tundub päris, aga kui palju see, mulle tundub nagu sinu jutust kuulates, et tegelikult seda video ja persooni brändi asja, seda on võimalik eskaleerida sellisel moel nagu. Jah. Kuhu poole ma ise nagu üritan ka rohkem minna ja kus ma näen nagu see potentsiaali on see, et sa teed ühe väga hea sisu, mis minu jaoks olekski see üks pikk YouTube'i video, kus on see hästi palju research'i sees ja mingi kindel use case, mis ma ära lahendan. Ja siis ma oma selle süsteemiga hästi lihtsalt panen eri kanalitesse sellesama sisu. Ideaalis ma tahaks veel neid shortide klippe saada sealt, aga ma ei ole seda veel suutnud välja mõelda, kuidas seda automatiseerida. Aga igal juhul mul ongi üks nupule vajutus ja mul läheb viidekanalisse see üks sisu. Et see nagu toimib päris hästi. Ja kui see on mingisugune firma turundustiim, kus tehakse iga päev mingi üks hea, ongi mingi hästi in-depth, mingi tutorial, mingisugune kursus, mis iganes asi, et seal sellest ühest content piece'ist teha mingisugune 100 tükki näiteks eri kanalite jaoks, see on AI-ga nagu nii lihtne, sest see originaal content on väga hea väärtusega. Et siis on ka see AI sisu nii-öelda ka hea. Ma korra küsin selle research'i kohta ja sa just nagu mainisid seda, et minu jaoks võib-olla AI üks nagu nõrkuseid on olnud see, et ta vahel luuletab. Et kas sul on ka mingid võib-olla prompte või mingid nippe anda, et kuidas nagu garanteerida, et see, mis ta mulle ütleb, on päriselt vastab tõele? Jah, selle jaoks sa pead alati kasutama research'i jaoks neid AI mudeleid või tööriistu, mis on internetiga ühenduses. Selle jaoks ma kasutan alati Perplexity't, kas siis seda üldinterface'i või siis seal make.com'is moodulitena ka. Ja sest näiteks Claude, mida ma kasutan sisu tegemiseks, sellel ei ole ühendust internetiga. Ehk siis see luuletabki väga enesekindlalt. Ja et esimene asi on nagu see. Aga seal mis on hakanud juhtuma, on see, et Google'i tulemustes on ka AI sisu, mis ei ole väga hea sisu tihti, on hakanud tõusma, sest selle domeeni tugevus on nii suur näiteks ja siis nad ühel hetkel on hakanud väga kehva AI sisu tootma ja siis Google näitab neid suht kõrgelt ja siis, kui ma teen selle Perplexity'ga research'i, siis ta annab mulle seda AI sisu. Aga see on nagu suurem probleem, millele ma ei tea lahendust. Et kui ma ise mingit uut asja õpin, tüüpiliselt see on YouTube, kus ma lihtsalt leian need teemad, mis mind huvitavad ja siis ma vaatan, kuidas teised on teinud ja siis ma hakkan ise nagu ka läbi tegema. Mõtlen, kas anda talle source'ide osas, sa ei saa anda vist, et ma ei tea, võtta ainult statista.com'ist või mingid selliseid. Jah, aga ta ei pruugi seda teha. Et ta võib ignoreerida sind. Kui ma mõtlen, Samas, kui sa paned, ütled talle mingi, nagu too mulle source välja. Jah, seda ma alati ütlen. Aga lihtsalt see source ei pruugi sulle meeldida. Et see võib ka olla, et sa võtad see lahti, vaatad, et see on mingi hästi kehvast tehtud artikkel. Okei. Keeruline. Aga üldiselt ikkagi Perplexity on niisugune põhiline, kus küsida sealt, tee mulle research'i selles osas, sa saad sealt valida veel ka, et ainult akadeemilised allikad, sotsiaalmeedias on põhiline Reddit tuleb, seda ma kasutan kõige rohkem. Et kui päriselt mingisugustest use case'idest või pain pointidest aru saada, siis ma ütlen talle, et mis inimesed Redditis sellest kirjutavad, siis ta teeb otsingu selle põhjal ja toob välja need source'id, et kust subreddititest ja threadidest ta täpselt leidis need. See on päris hea. Jah. Redditist rääkides, sul on ka mõned videod, et kuidas monitoorida mingit meediakajastusi või sotsiaalmeediakajastusi, mis tundub päris hea use case, sest et meedia monitoorimise tööriistad on väga kallid. Kui lihtne või raske neid ehitada on? Üsna kerge. Ja siin ma võin veel ühte Teande teoorias võib ka kokku hoida. Neil ei jupti. Selline tööriist nagu Appify.com. See on nüüd web scraper, mida on hästi lihtne sedasama make.com'iga
kasutada, aga iseenesest peast siin saab ka panna igasugused schedule'id ja saadab emaili peale sulle automaatselt mingisuguseid asju. Ja noh, siin ma olengi leidnud selle Redditi Scraperi näiteks ja ühe ma tegin ka Facebook gruppide oma. Et inimesed on välja mõelnud mingid väga targad skriptid ja siis sa saad neid lihtsalt kasutada. Et see tegelikult ei ole üldse keeruline. Okei. Aga mingid meediamonitooringut, et ta laiemalt näiteks vaataks? Ma proovisin seda ka teha Perplexity'ga, kus ma panin näiteks, et minu enda nimi, et iga päev Mm. nagu otsi Perplexity'st, mis minu nimega tuleb välja, aga ta ei leidnud ikkagi seda kõik. Vaat see on nagu siuke asi, et ka mingisugused asjad, mis ei jõua Google'is ka väga kõrgele, ega ta ta ei saagi leida neid kuskilt. Et noh, ma ei tea, kas need meediamonitoorimise päris tööriistad, need kallimad, kas nad suudavad rohkem leida. Võimalik, et ei suuda. Iseenesest on hästi lihtne kahesammuline selline automaatika. Võib-olla, et teha mingit kuu kokkuvõtet või midagi sellist. Ja, ma panin iga päev selle ja siis oligi, et Mhm. nagu mõni päev ei olnud nagu ikka üldse midagi, siis ta hakkas välja mõtlema, et üleeile oli mingi asi ja aga analüütikast ja mõõtmisest rääkides ka aeg, kuhu läheb räigelt aega kõigil turundajatel, et kas, mis variandid seal on? Ma ei ole väga AI kasutanud selleks, sest mul ei ole nagu endal mingit hullu datat oma business'is. Ja ütleme, kliendid ei ole, vähemalt minu need kliendid ei ole veel nagu väga huvitatud olnud sellest, et kuidagi, et tegelikult on väga vähesed firmad, kellel on nii palju datat, et sa saad sealt mingit uut infot hakata võtma. Ma arvan, et AI on väga hea selles, kui anda see data ette. Ma arvan, et seal on mingi privaatsusküsimus muidugi, et sa pead õiget tööriista kasutama, kus see on sulle võib-olla endal host itud kuskil ja see info ei jõua kuskil välja. Aga jah, mul ei ole liiga palju kogemust sellega. Mingi data visualiseerimisega? Seal on üks hästi hea tool jällegi on see nimi on Napkin AI, kus sa saad hästi lihtsalt panna, paned oma mingi teksti, mis iganes sul see data seal oli ja ta annab erinevad variandid igasugu graafidest, mis sa siis saad kasutada. Ja neid on ka hästi lihtne panna blogipostitustesse. Väga huvitav. Kes seal saab disaini kohandada ka või? Jaa, sai küll jah. Okei. Mitte liiga palju, aga sa võid ka selle tõmmata Canvasse ja Canvas hakata muutma. Aga kui mul on, ütleme, et me ei räägi nagu suurandmetest, aga mul ongi, ma ei tea, näiteks mingi tagasiside küsimustik või mingi suur Exceli fail, siis ma ei tea, mis sa tunnetuse põhjal ütleks nagu, AI siis kindlasti ma annaks AI-le küsiks. aga mis tööriist sellega võiks kõige paremini hakkama saada? Ma arvan, et kõik ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus on see custom GPT või Claude'i need projektid või Perplexity Spaces, kus sa saad oma nagu knowledge base'i, saad anda oma dokumendid ette, oma custom instructions ja seal oleks võib-olla hea use case. Aga see on juba minu jaoks tundub nagu nii tavaline, et ma isegi nagu ei mõtle selle peale, kui midagi erilist, mida AI-ga teha. Et igasugune selline data ja teksti analüüs ma annan tõesti kohe nagu AI, et võta siit välja kõik olulisemad asjad ja anna mulle ette ja see on siuke jah, hästi go-to selline asi, mida ma teen. Sest ma tean, et nagu finantsinimeste ringkonnas räägitakse, et finantsaruandeid analüüsib tegelikult nagu väga hästi, et siis ma mõtlesin, et turunduse vallas võiks ka olla Ja taolist kunagi vanasti sai tehtud hästi palju mingeid survey'sid ja kõige paremad tulemused olid siis, kui olid avatud vastused ja siis inimesed kirjutasid nagu nii eri moel ja nende analüüsimine võttis hästi palju aega ja vaeva ja see on asi, mida AI teeb nüüd mingi sekundiga. Okei. Aga kuidas üldse erinevaid neid igasugu AI tööriistu leida? Ja kuidas sa seal nagu valid, millised on head, et siuke leht on, there's an AI for that. Ja seal on nagu neid ülipalju, nad on minust ühest nimekirjast tulevad, neid isegi ei ole võimalik seal vist downloadide hulka vist näeb või midagi. Aga nagu suht raske on aru saada, et millist siis võtta. Ja ma olin ka selles, subscribe isin seda newsletterit ja siis unsubscribe isin liiga palju nagu sellist spämmi teil lõpuks. Tüüpiliselt ma vaatan YouTube'i, mul on mingid omad lemmikud tekkinud, kelle sisu ma võib-olla rohkem usaldan, aga seda AI hype'i on nagu nii tohutult palju, et mingi hetk oli, ma läksin ka natuke hulluks sellega, et jälle mingi uus, mingi game changing, mis iganes tool on ja siis ma proovin selle ära ja see on nagu äge nagu gimmick põhimõtteliselt, aga ma ei suuda mõelda, et nagu mis see praktiline use case on. Ja näiteks ma ei ole väga palju sellist nagu müügiorganisatsioonides olnud,
aga hästi põnev tundus see, et näiteks on Clay on üks tööriist ja Human Linker, mis teeb automatiseeritult LinkedIni ja emaili sellist nagu cold outreach'i, aga hästi hüperpersonaliseeritult. Et saad iga ühe puhul öelda, et su koer, see labradori koer, ma nägin, nii nunnu oli, ja siis 10 000 sükast emaili, aga igaühel on erinev koer, või midagi sellist. Et ma vaatasin neid ja see on nagu, kõik on nagu teoorias väga tore, aga siis lõpuks ikka vaatad, et see näeb nii fake välja, et või siis see on lõpuks ikkagi see spämm, mida ma saadan inimesele, kes ei taha seda saada. Et nagu see on äge ja see on huvitav potentsiaal, aga mina ei hakka seda kasutama nagu. Ja teine asi on, et hästi palju on need AI teeb põhimõtteliselt call centeri töö ära, kus ta helistab reaalselt su kliendile, ta võtab sealt nagu kõik sisu, ta paneb automaatselt sulle CRM-i selle, see on kõik nagu niimoodi, et inimesed ei saa aru, et AI-ga räägib. Ja see on jällegi see, et see on nagu hullult huvitav, aga ma ise ei kasuta kunagi selliseid meetodeid ja ma nagu väga ei lähe sinna sisse rohkem. Praegu. Black hat. Jah. Aga see on hästi selline USA põhine, et neil on hästi müügiorganisatsioonid, et nad on väga harjunud sellega, et helistatakse, et nagu Eestis täna on nagu kuidagi kummaline. Plus eesti keeles ma ei kujuta, et see väga hea oleks. Aga ma ei tea, kas ma vist ei vastanud su küsimuse. No põhimõtteliselt on usaldusisikud, siis keda sa vaatad YouTube'is. Kes need usaldusisikud on, siis me hakkame ka neid vaatama. Mina. Teeb, et mind vaatama. Okay. Ma jälgin paari YouTuberit, kes teevad ka automaatikat, aga nad on hästi palju tehnilisemad ja siis mulle tundub, et ma nagu teen rohkem turundajatele nagu natuke lihtsamaks, aga olen saanud tagasisidet, et ikka natuke keeruline, et ma üritan nagu võib-olla veel natuke lihtsamaks teha siis selle sisse hüppamise, et võib-olla kuidas see Airtable endal selgeks teha, kuidas need make.com baasteadmised saada, aga üldiselt minu mul on selline privaatkommuun, et sealt saab tegelikult lihtsalt copy-paste'ida kõik asjad, et sa ei peagi tegelikult õppima ära, kuidas neid asju teha. Kui sulle see üldine workflow sobib, lihtsalt copy-paste ja pane tööle endale. Et see on ka nagu alati variant. Okay. Kas sa tahad võib-olla näidata seda kogukonda ka, mis seal Jaa, ma võin täitsa näidata. Sest ma saan aru, et see ongi nagu AI for marketers, et siuke väga turundusinimestele suunatud Jah, see on siis selline privaatkommuun, kuhu ma siis postitan siis oma need videod, kus mul on erinevad workflow'd ja siis saab näita mõne. Näiteks see sama minu see suur content süsteem, et kui sa oled see liige, siis sa saad downloadida selle blueprinti ja lihtsalt tõmbad selle sinna make.com kontole sisse ja see juba töötab. Ja Airtable'i selle baasi template'i saad ka siit, et see võiks siis teha nagu elu hästi palju lihtsamaks, et sa ei pea hakkama nullist neid asju tegema. Okei, no see ei tundugi nii keeruline. Ja siis on mul erinevad promptid, mida ma tihti kasutan ja näiteks see sama webhook, millega enamus neid automaatikaid hakkab, et natuke tehnilisem asi, aga lihtsalt tuled ja copy-paste ikka käsed ja siis töötab. Et ei pea väga tehniliseks minema. Oota, kas sa tegid meile mingi pakkumise ka või? Ma võin selle teha kohe pärast seda, kui me õpetame, aga jah, ma võin teha kõigile, kes kuulavad ja vaatavad sellise pakkumise, et 50% saab siis esimese kuu alla ja see kood on Grit Podcast 50 ja see kehtib siis kuni märtsi lõpuni. Fantastiline. Aga kas seda sa rääkisid ja enne mainisid seda Airtable'i kursust, et kas seda üldse siis on mõtet, ütleme, võtta, kui mind see asi huvitab või ma pigem kuulangi seda, mis sa räägid? Ma arvan, et Airtable'i puhul on mõttekas, sest see on nii hea tööriist nagu igasugustele turundustiimidele, et lihtsalt mina kasutan seda databaasina nende automaatikate alustamiseks ja kuhu need tekstid tulevad, aga seal on nii palju use case, kuidas sa kogu oma content süsteeme, inimeste taske, kõike saad nagu seal korraldada. Et ma soovitaks ikkagi nagu kõigile turundusinimestele see selgeks teha. Ma olen nagu üllatunud, ma ei ole üldse kokku puutunud sellega, et kõik on alati kas Google'i tööriistades või Notionis. Notion on kohati sarnane, aga sest seal saab ka nüüd linkida erinevaid neid table'id ja asju ma vaatasin, aga mulle ikkagi meeldib Airtable rohkem. Okei, võtame selle kokku meie traditsioonilise viimase küsimusega, ehk siis ole hea, soovita meile ühte turundusalast raamatut, blogi või podcasti või YouTube'i kontot. Minu YouTube'i võib vaadata Annika Helendi otsingusse, siis leiab mu ülesse. Aga ma mõtlesin üks raamat, mida ma hiljuti kuulasin audiobookina
üsna vana raamat, aga selle nimi on The Goal, Process of Ongoing Improvement ja see oli hästi huvitav raamat, sest see on põhimõtteliselt romaan, et see ei ole nagu populaarteaduslik. Ja ma tegelikult praktiliselt üldse romaane ei kuule ega ei loe. Aga see on põhimõtteliselt äriraamat ikkagi ja õpetab seda, kuidas erinevaid probleeme nii turunduses äris lahendada läbi selle, et sa leiad selle õige pudelikaela ülesse ja kuidas sa selle asja ära lahendad. Ja see minu meelest sobib turundajatele väga hästi, sest tihti sa teed liiga palju asju, su fookus on nagu liiga paljude kanalite ülesannete peal ja see tegelikult on see üks asi, mida sa peaksid tegema, aga sa teed seda võib-olla ainult 10% ajast. Et see raamat kuidagi hästi huvitavalt toob selle teadmise läbi selle story seal nagu kohale. Väga huvitav, väga lahe. Esimene vist ilukirjanduse raamat, mida soovitan. Ja ma tahtsin silma paista. On mingeid blogisi või podcast'e, mida sa soovitad ka? Ma väga ei blogisid ju ei loe juba ammu. Sest kõik on AI-ga tehtud. Jah, just. Ma üldiselt vaatan YouTube'is kõige rohkem. Et ma võin visata mõned nimed, kes on natuke tehnilisemalt, aga ka kes tahab sinna AI automaatika nagu sisse hästi sügavuti minna. Siis on selline tegija nagu Jack Roberts ja teine on Stephen G. Pope. Et nende videosid mulle alati hullult meeldib vaadata ja sealt ma õpin kõige rohkem, aga panen nad siis sellisesse turundusvõtmesse rohkem, et kas ma suudan neid teadmisi siis praktiliselt kasutada mingi turundus use case'i jaoks. No okei. No väga põnev, igal juhul ma arvan, et me kõik saime siin viise, kuidas hoida nagu mitu tundi päevas kokku. Muide, väidetakse seda uuringute järgi, et kuigi inimesed AI-ga hoiavad aega kokku, nad ikkagi teevad tööd, et nad lihtsalt tegelikult hoiavad aega kokku, et teha rohkem tööd. Et kas sa oled ka näinud seda või sa päriselt nagu... Minu meelest see ongi see, et see on nagu huvitav, et turundajad, ma võin nüüd eksida, aga mulle tundub, et nad kasutavad et ongi, et sul on see ChatGPT võib-olla pro konto tehtud, et sa saad seda kasutada ja siis sa nagu siin-seal viskad sinna mingeid prompte ja küsimusi, aga sul ei ole mingit süsteeme paigas, et siis ma arvan, et see kasu, mis sa saad, on nagu üksikisiku tasemel kindlasti on nagu nähtav, aga firma tasemel ma arvan, et see väga palju ei muuda võib-olla midagi, et sa peadki oma seda prompti paremaks tegema ja võib-olla see nagu süstemaatiliselt ei kasuta ja kui sa pead iga kord sama prompti hakkama mõtlema, mitte et sul juba süsteemis seesse, et see võtab ka ju omaette aega. Et ma arvan, et tegelikult kui sa tahad, et su firma jõuaks uuele tasemele, sa pead hakkama neid süsteeme ja automaatikat ehitama, mitte lihtsalt, et su turundaja oskab ChatGPT-s paari asja nagu natuke paremini teha. Aga see on juba samm õiges suunas, sest kõik kasutavad, aga mulle tundub, et seda automaatika kasutatakse vähe veel. Aga sa enda puhul nagu isiklikult näed seda, et sa, ma ei tea, töötad vähem pärast AI kasutamist? Ma ei tea, kas ma vähem töötan, aga ma arvan, et minu reach on suurem tänu sellele, et ma suudan rohkem asju väljapoole nagu pakkuda. Et mul on ikkagi nagu väike tiim on nagu assistent olemas. Okei, arusaadav. No igal juhul põnev, aitäh sulle, Annika, et sa tulid, rääkisid, kuidas asjad käivad ja aitäh, kes sa kuulasid ja loodan, et sa said kasulikke mõtteid. Kui see episood sulle meeldis, siis ole hea, jaga seda oma Instagram stories või LinkedInis. Ma arvan, et ei pea piinlik olema ja nagu see on kindlasti hea asi, millega natukene plusspunkte oma jälgijaskonnas saada. Persoonibrändi ehitamine. Absoluutselt. Ja kui sa kuulad meid YouTube'is, Spotify's ja Apple Podcastis, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu, nii sa kuuled esimesena, kui startup turundus on liikumas. Kuuleme järgmises osas, kus on järgmine huvitav startup turundaja. Olge tublid ja edukat turundamist!